taas, kallid vaatajad. Oleme oma Inimese teest 37. saate juures. Ja tänast teemat mõtlesime rääkida rahast, vaimsusest, hirmust seoses erinevate ressursside lõppemisega. See on minu enda väga suur probleem olnud läbi elu. Ja et kuidas see perekonnas võib välja mängida ennast selline hirm. Kuidas ta võib kaasast häirima hakata. Kas ta võib tegelikult kõikide elu suhteliselt põrguks teha, kui selline hirm hakkab läbima. Ta hakkab lisaks suhet lõhkuma ja me ei räägi siin lihtsalt sellest nagu võimalikust pealiskaudsest teemast, kus inimene on kokkuhoidlik, vaid sellest, kus reaalne rahast ilmajäämise hirm muudab inimese paranoiliseks raha suhtes või? No jah, mingis mõttes, et see on selline kõikehõlmav kummitus sinu kohal kogu aeg. Et möödunud saates me rääkisime sellest, kuidas inimene, näiteks kui ta on süüdi olemise hirm, siis ta näeb süüdistust igal pool. Ja siin mängib tegelikult sama loogika, et kui mul on see hirm, et miski saab otsa, siis ma näen igal pool seda. Piltlikult nii, kui sa näed tšekki, tekib kirstu tunne. No just nimelt. Et ühesõnaga, kui ma näen... Mingit rahakulutust. See ei ole vahet, kui suur või mõistlik. Kui ma näen, ütleme nii, et sa oled ostnud euro kallima vorsti, siis ma näen juba seda, kuidas me oleme kuuse all ja kohe on katastroofi, me sureme nälga. Ja siis missugused positiivsed ja harmooniarohked päevad sellele järgnevad. See on nagu... Et see on tegelikult kõikide nende lapsepõlve traumadega. Tugevama või nõrgemad, kellel tugevad, kellel nõrgemad. Aga mehhanism on selline, et lapsepõlves, kui meil see toimus, siis kukkus meie maailm kokku. Ja sellepärast see trauma nii hirmus ongi, et kui nüüd on see trigger, antud juhul ütleme näiteks kallima vorsti ostmine, siis käivitub automaatselt see projektsioon, kuidas kõik jõuab täpselt selle sama maailma kokkukukkumiseni. Ja sellepärast see hirm nii suur ongi, et süüdlasel on täpselt samamoodi, et see, kes süüdi olemist kardab, et temal on käivitamiseks on see, kui keegi tuleb tema tööd vaatama, eks ju. See on see trigger, mis käivitab selle, et nüüd tuleb süüdistus. Ja kui tuleb süüdistus... Hinnang. Hinnang, jah. Ja hinnang, tema peas on süüdistav hinnang, sest mitte see, et hinnang on see, kui ma ütlen, et sa risku hästi seda teinud, eks ju. Aga ta... Kõik tahavad hinnangut, aga kõik kardavad süüdistust. Ja, just. Ja ta näeb seda, et see hinnang on hukkamõistev, see on teda tühistav ja tema maailm kukub selle hinnangu peale kokku. Ja rahaga on täpselt sama asi, et kui mul on hirm ressursi lõppemise ees, siis igat väikest triggerit, väikest kulutust, mis iganes, mingit raha teenimata jätmist, mida iganes, ma näen siis totaalse lõpuni. Ma tahaksin siia kontrastiks tuua sinu nagu olemuse, kui sul on raha. Sel hetkel, kui sul on rohkem raha, siis sa ei ole kokkuhoidlik inimene. Kuigi sa tead, et üks hetk see raha võib otsa saada ja sul võib... Ma ei räägi mitte sellest, et selline ekstravertne või introvertne koguja, nagu mõni on, et iga sent on arvel. Introvert ja koguja ei ole. Introvert on tihtipeale hoopis tükis boheemlane, kes ei ole üldse midagi... Introvert on kinnine inimene. Aga see ongi see, kes koguja... Ei, mitte ihne. See on ihne inimene lihtsalt. Ma reaalselt mõtlesingi introverti praegu. Introvert on... Introvertne koguja minu jaoks on see inimene, kes elab sissepoole, elab ainult endale ja suudab koguda. Ekstravert ei suuda koguda. Ekstravert kulutab ja annab välja ja ei suuda ühtegi senti minu arust. Ma ei saa öelda absoluutselt, aga ei suuda sentigi kõrvale panna sellepärast, et ta elab kogu aeg väljapoole.
ma ei ole päris kindel, kas need on väga seotud. Okei, minu arust on, aga see selleks, ma tahtsin täitsa teist asja rääkida. Okay. Aga ühesõnaga, mul on meeles nagu meie see algusaeg, kus sul oli rahaga oli suhteliselt vabalt, on ju. Ja kuidas, me ikka ei elanud ühelgi kuul peaaegu ei elanud me järgmisse kuusse ära mugavalt. Meil oli alati, me ootasime seda järgmist tšekki, järgmist ülekannet, järgmist, mis iganes. Et alati oli, vähemalt nädal aega oli selline, kus külmkapp hakkas haigutama ja meil tekkis nagu mõte, et tuleb see raha või ei tule see raha. Ükskõik kui palju me raha saime, seal ei olnud mingit vahet, oli sul 50 või 100 000, seal ei olnud mitte mingit vahet. No võt see ongi see, kui sa oled hirmul, kui sa oled hingelt vaene, sa lood kogu aeg ka. Ei ole absoluutselt mitte mingit vahet, ma olen enda elu pealt vaadanud, mitte mingit vahet ei ole. Tegelikult minu elu on üldiselt olnud meeldivam ja rahulikum siis, kui mul raha ei ole. Praegu sa oled jumala õnnelik, okei, peaaegu. Jah, et minu jaoks raha on koorem. Selles mõttes, et koorem. Ta on kõige suurem ihaldus. Ta ei ole ihaldusobjekt, ma ei ihalda raha absoluutselt. Ma kardan raha puudumist. Ma ei ihalda raha üldse. Mul ei ole mingit, kõik see, mida raha eest saab. Minu arust ainuke asi, mida sa tahad raha, mille pärast sa tahad raha, on see, et sa saaksid nagu... Aga mulle tundub, et sul on nagu mingid projektid elus, nagu majaehitus ja mingid sellised asjad, mille pärast sa nagu realistlikult mõtled, et jah, ma tahaks raha. Aga jah, seda, et sul on soov, et sul oleks kontol palju raha, seda sul ei ole nagu. Ei, minu soov, vaata, see on jälle see, et inimene elab kas armus ehk millegi poole. See on nüüd see, et ma ihaldan raha. See on armus elamine. Või ma elan hirmus. Ehk ma kardan raha puudumist. Ja võt, raha puudumise kartmine kutsub esile raha puudumist. See on nüüd see reegel, et mida kardad, seda saad. Ja üks päev mul tuli siuke mõte, et vaesust ei saa ravida kitsikusega. Jah. Eks ju, mis on nüüd tegelikult ihnuri loogika. Eks ju, et raha on jälle vähe, hoiame kokku, elan hästi kitsalt, eks ju. Aga tegelikult niimoodi ma genereerin taas ja taas. Ma genereerin kitsikust niimoodi, jah. Aga mida ma hoopis tahtsin öelda selle, kuna minu jutud on juba pikad ja laiad ja mitte midagi aru ei saa, siis kuula. Aga ühesõnaga kõik need aastad tagasi, kui sa siis olid selline, nagu sa olid ja läksid ja ostsid selle kõige kallima ja tolle kõige kallima ja me mõlemad priiskasime mingitel hetkel, need vähe polnud. Aga mis seal oli see, et sa meenutasid ühte kohta oma lapsepõlvest. Sa meenutasid seda läbi aastate päris palju. Seda, kuidas, kodus oli, seda me ei ole väga palju rääkinud, kui hästi teil kodus läks, aga et oli suhteliselt kindel, nagu mida osteti, kuidas osteti ja nii edasi. No kitsikust ei olnud me elanud. Jaa, aga oli nii-öelda korrektselt elamine, raha hoiti raha hoiti silma peal nii-öelda. Ja siis sa rääkisid mulle, kuidas muidu oli kõik okei, aga isa määr... Jaa, räägi see nüüd. See oli... See kuidagi meenutas. See on mul isa üks selline omapära või. Ühesõnaga, meil ei ole kunagi olnud, kodus ei olnud kitsikust, vanemad on mul teadlased mõlemad. Me elasime niimoodi, lahe, mitte rikkalt, aga enam-vähem okeilt. Aga aeg-ajalt tuli isal selline kokkuhoiu tuur peale, nii-öelda ihnus lõi välja. Ja siis ta võttis kätte ja tegi endale margariini leiva, sest või on liiga kallis. Tegi selle ära, võttis 2 suudeid ja siis ta viskas selle minema, sellepärast see kõrvalt süüa. Aga enne seda see tavaliselt oli siis, kui oli ka mingisugune sõnelus emaga, tülitsid üldiselt vähe, aga paar korda oli sõnelus, et umbes tema raiskab liiga palju raha. Ja või et kuhu meil kõik raha kaob, eks. Tavaliselt see on kuu lõpus ja siis, kui uus palk on tulemas. Ma ei mäleta, mis, juuda on, eks. Sellised sõnelused tulevad tavaliselt siis. Ju see oli mingi koht, kus raha oli otsas mingil põhjusel ja siis aeg-ajalt ma mäletan seda, kuidas isa siis demonstratiivselt tegi selle
selle margariini leiva endale ja mida siis muidugi ei söönud pärast. Jaa, leib oli veel väärt kraam, on ju. Seda joont muide, seda sellist demonstratiivset ihnust. Ma olen enda puhul ka päris palju märganud. Seda ma mõtlesingi. See on väga isamoodi ja juumuliselt ikka üht-teist on, eks ju. Ma olen neil sugulane. Jaa, lähedalt. Aga see hirm, jah. Näiteks mina ei saa koguda üldse mitte midagi. Ja ma olen märganud. Selles mõttes, kõik katsed elus mingisugust rahalist turvatunnet saavutada on haledalt läbi kukkunud. Nii kui ma mõtlen midagi, et see on mul nüüd nii-öelda kõrvale pandud, siis sellega juhtub midagi. See hea näide oli ka see viimane autoõnnetus meil, kus ma mõtlesin, et nüüd on meil siis siuke turvaline asi, et me saame, et autoga nüüd, me oleme veel 5 aastat ära, siis me selle vahetame uue vastu ja sellega saab nüüd rahulikult, et see paar tuhat sissemaksu ikka kogu aeg on, eks ju. No 5 aasta pärast ongi. No võib-olla on, kes teab. Aga ühesõnaga see turvatunne, läks nagu kõik muud turvatunne. Siis sa mäletad väga hästi, kunagi ma kogusin kulda, eks ju. Mul oli mingisugune, ma ei mäleta palju, oli mingi 100 grammi oli koos. See pole mingi väga suur kogus, aga mingi pärast siuke kamalu täis, eks ju, 2 päeva täis. Ja siis ta varastati mul seifist ära. Kuskil täiesti arusaamatutel asjaoludel, eks ju. Ja niimoodi on mul üldiselt kõik, kus ma nagu püüan saavutada seda turvatunnet välisega. See võetakse mult ära. Ehk ma olen nii palju aru saanud, et turvatunne peab tulema minust endast. See on minu õppetund. Ja ilmselt on paljudel inimestel, kellel on suur hirm raha otsa saamise ees. Mõnedel inimestel ei ole üldse, sina näiteks ei karda seda. See ei ole sulle nagu, mitte et sa ei hooliks sellest, et sul raha on, aga sa, mul on jäänud... Või ei ole, selles mõttes, et ma hoolin mõlemast olukorrast. On nagu on, eks ju, lihtsalt, see on lihtsalt reaktsioon sellele, kuidas parasjagu on. Ütleme niimoodi, et nagu me oleme rääkinud, minu muretsemise juures on alati see, et ma alati tean, et väljapääs on olemas. Et isegi kui raha on vähe ja ma olen selle pärast mures selle olukorra pärast ja mõtlen, millal tuleb ja kas ma saan selle arve makstud või ei saa, siis samal ajal mul on mingisugune baasusk, et tehniliselt ei ole seal vahet, kas ma ootan 10 päeva või 3 päeva, see raha tuleb nagunii. No ja kusjuures ma võin enda elu baasil võin öelda, et alati kui on näiteks mul oli kunagi selline tore juhus, ma olin oma eksile, toona oli krooni aeg, oli mingi 100 000 krooni võlgu. Ja meil oli siuke kokkulepe, et ta andis mulle võlgu, et siis kui tal on vaja seda, et siis ma maksan tagasi. Siis ta ütleb mulle, et ma maksan tagasi. Ja mingi põhjusel mul läks just parasjagu vajus nagu sissetulekud kadusid nagu täitsa ära. Ja siis ta ütles, et ta hakkas mingi korterit ostu. Ühesõnaga, millegi jaoks oli nagu reaalselt seda raha tarvis. Niimoodi, et ma olin lõpuks siukses seisus, ma ei tahtnud seda võlgu ka jääda, sest see oli mitte lihtsalt auasi, vaid see oli tõesti nagu vajalik asi talle tagasi maksta. Ja ma olin peale selle lubanud, eks ju. Ja ma olin sellise olukorras, et homme oli maksutähtaeg. Ma olen õhtul kodus ja ei ole raha. Mõtlen, mis asja ma teen, kus ma võtan. Kell 10 õhtul, ukse kell. Üks, mingi tere tuttav on ukse taga. Kuule, ma arvan, et teeme tead, mul on siuke tehing. Ja mis seisnes on mingite asjade välja printimises ja seal väike tšiki-priki. Ma teenisin, ma ei mäleta. See oli kuskil Vene ajal siis või? Ei, see krooni ajal, Eesti krooni ajal. Aga Eesti krooni ajal. Aga see oli mingisugune... Mingid arved oli vaja kuskile suur hulk välja kirjutada. Ja mul parasjagu juhtus olema mingisuguseid firmasid, mille pealt kirjutada ja ma teenisin 10 minutiga, ma ei mäleta vist 150 000. Ühesõnaga on igasuguseid aegasid on, millest mul pole õrna. Ja järgmine hommik maksin oma 100 000 ära ja
that's it. Ja mul on olnud selliseid asju on mul olnud mitte nii, no see on nagu üks markantsemaid näiteid, kuidas lihtsalt kell 10 õhtul ei tea kust, eks astub 150 000 uksest sisse. Aga ma tean, mul on ka olnud mingeid muid asju, kus ka mingi võlg on jälle maksmine niisugune, et pea juba läheb lõhki otsas. Ja ma vaatan, mitte kuhugi enam minna ei ole. Ja siis tuleb äkki mingi lahendus, kas keegi annab laenu või... See on nüüd see osa sinust, mida ma mõtlen, et mina oma 32 aastaga ma ikka ei oska isegi hoomata seda, missugust elu sa oled elanud. Et mina istun arvuti taga ja üritan välja mõelda peatükki või kirjutist 6000 sõna parasjagu, aga nagu ja mul on lühis ja sina räägid mulle oma ma ei tea, kui paljudest tööotstest, erinevatest asjadest, mis sa oled teinud. Ka see, et selles mõttes ma ei kujuta seda maailma ette. Ma isegi ei tea, kas sa võid sellisest asjast eetris rääkida. Eks ma elu jooksul olen tõesti teinud peaaegu ei tea mida. Ma mõtlesin just, ma kunagi vist ütlesin ühele sõbrannale või oleme mitmele öelnud, et kui jätta prostituut olemine välja, siis Mart on vist kõiki töid teinud. Ei, ma ei ole prostituut olnud, aga ma olen prostituute müünud. Ei, ma seda mõtlesingi, et kui jätta olemine välja, siis sa oled kõiki muid töid teinud. Peaaegu, jah. Tähendab, väikse klausliga, et ma ei ole tööd, ma ei ole kunagi teinud. Väga õudne. Või väga kiht samal ajal, ma ei tea. Et ma olen, ei, Aga nüüd me jõuaks tagasi selle raha juurde, kus sa ütled, et sul on läbi elu korduvalt ja korduvalt tõestatud, et raha ei saa otsa, alati on lahendus ja nii edasi. Ja ikka sa käitud nagu mölakas iga kord, kui raha teenimisega on tegu. Vaata, see on nüüd usu küsimus. Ma kaotasin, minu sünniprotsessist me oleme siin saatesarjas korduvalt rääkinud, aga seesama, et sünniprotsessis ma kaotasin usu ema olemasolu suhtes, eks ju. Ühesõnaga. Ja kuigi ma nägin teda hiljem iga päev, ma elasin ju temaga, eks ju, siis ma selle usu suutsin taastada mõned aastad tagasi. Mis tähendab seda, et mul võttis, ma ei tea, ligi 60 aastat aega see, et teda iga päev nähes ja temaga suhelda, et ta on olemas. Ja sa nüüd räägid, et mul on elus korduvalt tõestatud ja ma ikka ei usu. Muidugi ma ei usu. Mul on teine usk ja usk on nii neetult inertne asi, et seda on väga-väga raske muuta. Kuigi ma olen mingil niimoodi jupilt, ma olen natukene hakanud nagu tajuma seda, et kuskil on alati need tangid, kes tulevad ja su viimase hädas välja tõmbavad. Ma lihtsalt mõtlen, kas see on selline asi, millega me kuidagi kunagi hakkama saame või? Usu muutmisega või? Ei, sinu raha probleemiga, selles mõttes, jah, usu muutmisega. Aga ma mõtlen lihtsalt, ma näen seda järk-järgult. Me oleme ikkagi nüüd 16 aastat koos olnud juba, mis on iseenesest väga nagu äge. Mais saab 16 nüüd. Mai mingi 17. mai vist. Aga mis ma mõtlen on see, et ma olen ju näinud sinu tohutuid muutusi ja eneseületusi ja arenguid ja täiesti vapustavat. Juba see 16 aasta jooksul oled, sa ei pea seda kella iga 2 sekundi tagant vaatama. Aga juba 16 aasta jooksul oled sa nii tohutult muutunud, mis tähendab ka seda, et kogu su eelnev elu oli muutumises. Et ega need töökohad ja võimalused ja olukorrad hüppavad ka ju ette sellepärast, et sa muutud või sul tekib mingisugune üks, teine, kolmas asi. Et ei ole turvatunnet, ei ole turvaolukorda. Okay. Aga mida ma üritan öelda? Sa oled vana nüüd, nagu ma eelmises saates ütlesin, sa oled vana. Mis tähendab seda, et sinu sisse settunud kombed ja hirmud ja tunded hakkavad varsti järjest rohkem kivistuma ja järjest hullemaks minema. Ma nägin seda ära oma enda vanaema pealt, ma olen seda näinud teiste vanainimeste pealt, paratamatult näen ma seda ka oma vanemate pealt. Inimesed ei muutu näidalt.
ja mingist hetkest alates sinu tee muutumisele tõenäoliselt enam vilja väga ei too. Ma sind ilmselt natukene parandaksin. Ma arvan, et inimesed, kes eluaeg ei ole tegelenud enda arendamisega, muutmisega, siis mida vanemaks sa saad, seda tugevamalt tulevad sinu traumad esile. Ehk et kui sa oled juba vana inimene, eks ju, siis sa muutudki kõik need asjad, mis sa elu jooksul selle kultuuri kihi alla peitsid, mida sa varjasid, mida sa püüdsid, ütleme, kui sa oled hingelt kiuslik, püüdsid olla kõigile meelepärane, siis vana seas sa lähed tigedaks, hakkad nii-öelda, varem sa tahtsid maailma maha lüüa, vanaks saad, siis hakkadki lööma, eks ju. See tuleb välja. Aga kui sa oled nagu kogu aeg muutuses olnud, siis see tegelikult see välja tulemine, ma arvan, välja tulemisel on alati ka see positiivne pool, et ta jõuab sul teadvusesse ja kui sa oskad seda lugeda, siis see tegelikult viib muutustele. Mida sa seda lugema õpid? Ma juba väsinud sellest rahateemast. Lihtsalt see rahateema. Kõige muuga ma saan peaaegu hakkama. Sa oled suitsetamise jätnud maha, sa oled joomise jätnud praktiliselt maha või täitsa maha. Ma aitan kaasa nii palju, kui ma saan. Sa oled nagu muutunud tervislikumaks, sa oled alla võtnud oma kohutavalt raske taagakilodena, on ju. Et sellised suured märksõnad elus nii-öelda oled sa läbi teinud. Ja kui ma nagu midagi veel saan sulle üldse, aga probleeme on alati. Selles mõttes pisiksi probleeme tekib. Sa vaatasid seda 3 minutit tagasi seda kella. Mul oleks meelest ära vaja. Pisikesi probleeme elu elades tekib alati, rõõme on ka alati. Selles mõttes ma ei muretse nagu tavalise elu üle. Aga ma olen mures selle osa üle, kus sa ei saa hakkama sellega. See ei ole lihtsalt mulle või lastele pinge tekitamine. See on see, et me ei kujuta ette, me oleme nüüd vanema tüdrukuga sellest mõneti rääkinud. Me ei saa aru täpselt, kuidas sellega nagu ära elada. Kui sa nagu põhjendamatult teatud asjadega, kui ta käib minult küsimas ja ta käib sinult küsimas ja siis ta võrdleb, mis on nagu vastused, mitte see, millele ma ütlen jah, sest ma ütlen talle väga palju ei asjadele, mida ta tahab kulutada. Aga see, kuidas me ütleme ei. Kuidas me vastame talle. Et ühesõnaga arutud vihastamised raha pärast, nagu meil siin oli, on ju, et me arutasime siin nii-öelda koos nagu millegi tegemist ja siis sa tekitasid must tunde, et ma olen, ja loomulikult see tunne on väga palju minu sees, et ma olen vääritu ja et ma ei pea ühestki lubadusest kunagi kinni. Aga ei. Mina ei ole nii kogenud ja nii tark, et ma olen suga jah, loomulikult nõus selle koha pealt, et ma üritan. Mulle täna just vestlesin ühe oma endise kliendiga, kes jõudis jumala tunnetuseni. Sa oled ka sinna mõned korrad jõudnud. Jah, aga tal on, see on see, kellest ma olen rääkinud, kes on lapsepõlves kasvanud, lastekodus kasvanud. Jaa, muidugi. Ja kelle ema oli. Sa rääkisid ka temast täna. Üks 3 naisest. Ei, see on see, kelle ema sünnitas teda niimoodi, et ei mäletanud ise. Okei, selge. Sa kindlasti ühesõnaga väga raske lapsepõlvega kasvanud lastekodus, aga ta on tohutult positiivne inimene. Ta on nagu, ja siuke, ütleme, see lastekodus kasvamine on teinud ta, tunnete poolest nagu kuidagi robustseks. Aga samas ta on nagu tank. Muidugi, nüüd ma tean, kes sa räägid. Jah, okei. Ja täna on just jutt, et kust turvatunne tekkima peaks. Et see raha teema on tegelikult ju eelkõige turvatunde küsimus. Tähendab, siin võib olla 2 asja. Siin võib olla ahnuse küsimus, ütleme inimesed, kes meeletult tahavad raha saada. Ma tahan reisida, ma tahan luksusmaja, ma tahan, ma ei tea mida. Aga see on ju turvatunne.
See võib olla turvatunne, see võib olla ka aplus. Selles mõttes, et ma tahan kohutavalt. Aplus ei saa tekkida, kui sul on turvatunne tugev all. No jah, eks nad lõppkokkuvõttes on ju kõik turvatunde küsimus. Aga näiteks minu raha tahtmine on selline, et ma ei taha ühtegi asja. Ma ei taha osta mitte midagi. Mul on täiesti jumala pärast. Tõsi või? Mida ma tahan? Minu arust on viimasel ajal järjest kogunenud mulle sõnumeid. Traktori aku, võrgurulli. Sa räägid nüüd 2-3 eurost või 30 eurost? Ei no, aga olgem ausad. Tegelikult sina oled üks päris suur ostja läbi aastate. See on nagu nii vale suhtumine. No ma pidasin seda silmas põhiliselt, et ma ei ihalda asju. Ma ei ihalda reisimist, ma ei ihalda... Muidugi sa ei ihalda reisimist. Sa pead kodus ära minema, kõik, mis sul koju kätte tuleb, sa oled õnnelik. No ju ma ei ihalda neid. Ma ei räägi inimesest. Ja näiteks, ma ei ihalda ka luksuslikku autot näiteks. Ma ihaldan seda, et ma ei jääks jalameheks. Ainult turvatunde piires. Okei, ma tahan nii norides peale. Aga norid. No Land Roverit sa küll tahad. No ma tahan... Kui sa jätad ära selle, et teda ei saa Eestis remontida normaalselt. Kui sa jätad ära tema need vead, siis sa oled mulle nii mitu korda öelnud, et see on sinu ideaalauto. Seda sa tahaksid omale koju. Ei, no see on selles mõttes, et jah, et kui mulle öeldakse, et ütle, milline auto on sul nagu kõnetab sind, siis jah, ütleme, ma valiksin selle auto, aga ma ei viitsi teda ihaldada. Ta ei ole, ütleme, ta ei ole nii ihaldusväärne. Kuidas sa saad elada, kui sul puudub iha? Kas ma elan või? Aga lase siis teistel elada, ei ole vähemalt vaikus. Ei, ausõna. Selles mõttes täiesti südamest ausalt ütlema. Palun lase teistel elada. Me ei jõua sinu tujudega hakkama saada. Sellepärast, et sa oled kade, sellepärast, et me teeme... Ei, ma ei ole kade. Ei, küsimus ei ole kade. Oled küll. Küsimus ei ole absoluutselt kade. On küll. Sa oled isegi öelnud, et sa oled kade selle peale, kui ma naeran millegi peale. See on sama asi, väljapoole elamine. Tegelikult see on, kui ma praegu mõtlen, siis see on ka seotud turvatunde puudumisega. Mitte puudumisega, vaid see ohustab turvatunnet. Kuidas? See, kui sa naerad, see tähendab seda, et sa oled kergemeelne. Ja see tähendab seda, et sa võid teha midagi sellist, mis viib viimasegi ära. Ma olen teinud päris palju asju, mis viivad viimasegi ära ja me oleme ikka veel elus. Ja, aga ma räägin, kuidas see on, miks sellist pahurat, tõsist inimest häirib teise inimese naer või teise inimese lõbusus. Pahur ollakse sellepärast, et lõbusus on ohtlik. Miks ma ei ole lõbus? Ei, sa oled pahur sellepärast, et ma ei tea mida, aga lõbus ei ole põhjus. Ei, no lõbusus on, see ohustab sellepärast, et isegi Eesti vanasõna ütleb, et pill tuleb pika ilu peale. Ehk et see mentaliteet on me väga paljuski meis sees. See on väga haige mentaliteet. Ma ei ütle, et see on õige. Aga ma ütlen, et see tunne, et pill tuleb pika ilu peale, parem mitte ilu tunda. Sest siis tuleb pill. See on see, mis tegelikult on selle raha... Kuidas sa sellest nüüd lahti saad? Eks ma pean ta maha müüma. See on väga tüütu. Kui keegi mulle maksaks selle eest. Aga see on jah, selles mõttes kõik taandub turvatundele. Tegelikult on, ma ei saa öelda, et kõik taandub, aga see raha probleem on, kuna ma, nagu ma enne ütlesin, et raha on sümboolselt ema. Ema kui ressursi tagaja, kui eluandja. Siis, ja kui need inimesed, kellel on nüüd olnud mingisugune tugev emakaotuskogemus lapsepõlves. Nii. Või ema lihtsalt on väga kide olnud ennast jagama. On lihtsalt väga enesekeskseid emasid näiteks. Siis nendel tekib ressursikaotushirm. Eks ju. Sorry, ma kuulsin korraks muusikat, mul lihtsalt nii nõus on. Et need inimesed, kellel on ressursikaotushirm, need inimesed ka on reeglina tõsised. Sellepärast, et ma pean olema tõsine. Ma ei saa viimast kodust välja naerda nii-öelda.
No kas siis on elu nii igav? No elu peabki igav olema, sellepärast, et oota, kas sa nüüd üritad eriti üle vindi nõme olla või ja ma üritan üle vindi nõme olla praegu. Sellepärast, et mul tekib praegusel hetkel nagu tunne, selline karjumistahtmine ja punase veini tahaks lahti korkida. Ma peaks kohe küsima, mis see maksab. Aga ma püüan lihtsalt praegu rääkida selles võtmes, nagu toimib raha hirmus inimese loogika. Et see... Aga nüüd vaataks nagu vastupidist või vaataks nagu, üritaks nagu leida selle mõistliku trajektoori. Sellepärast, et ma olen seda kuulanud 16 aastat, see on väga väsitav. Vaata, mõistlik trajektoor on, kui sa mõtled näiteks Richard Bransoni või Elon Muski peale ja vaata neid inimesi, kuidas nad säravad. Ja ma tean, ma säran ka niimoodi aegalt. Siis, ja nemad ei muretse sellepärast, et neid raha otsa saab. Jah, neil on seda päris palju, aga ma ka ei muretse. Neil on sellepärast palju, et nad ei muretse. Ma saan aru sellest, aga mis on nüüd nagu sinu lahendus? Anna palun praegusel hetkel. Ei, anna lahendus. Praegu sa rääkisid nüüd sellest kõigest kõige hullemast. Mis on lahendus? Lahendus on julgus vaeseks jääda. Issand, hakkab pihta. Ma olen seda juttu ka kuulnud väga kaua. Sa ei ole veel julgenud kordagi. Sa isegi... Ta rääkis mulle, et ta läheb 4 päevaks metsa, soojal ilmal loomulikult, et tal külm ei oleks. Ja nälgib 4 päeva, et siis võib-olla... Ma olen nälginud nüüd juba aasta. 40 kilo ei kadunud mul niisama. No jaa, aga seda ma... Muide, ma võin sulle öelda, et see nälgimine, see ei ole mitte kilode mahavõtmine, vaid see on julgus nälgida. Ma ei räägi kilode mahavõtmine. Ei, ma räägin sulle... Ma räägin sellest, kus sa lubasid, et sinu raha hirm kaob ära, kui sa oled 4 päevaks metsa. Ja ma läksin aastaks ajaks dieedile. Jaa, aga mitte midagi pole muutunud. No ma ei tea, miks sa nii pime oled. Ei, no ma saan aru 40 kilost, aga ma räägin, et mentaliteet on sul samasugune ju. Vaata, küsimus on julguses nälga tunda. Oh ju, keda huvitab see, et sa nälga julgust tunda? No, kui sa nüüd tahad, et ma räägin sulle põhjusest või Okei, räägi. Ühesõnaga, see hirm baseerub sellel, et näljatunne on midagi nii kohutavat, et seda ei saa endale lubada. Ja nüüd loomulikult üks asi, mida siis elu sellistele inimestele, kellel see probleem on, toob, ongi seda näljatunnet kogu aeg. Üks asi on see, et sul on kogu aeg näljatunne tegelikult, sul on kogu aeg hirm, et see saab otsa. Ükskõik palju sul raha on, sa ei ole kunagi rikas. Samas, sina oled näiteks rikas, sõltumata sellest, kas sul on raha või ei ole, eks ju. Nii. Aga sina julged nälga tunda. Selles mõttes, et sinul on see tunne, et ma ihaldan seda. See ongi nälg. Mul on nälg selle kogemuse järgi. Aga kuna minul seda nälga ei ole, mul ei ole julgust seda nälga tunda, siis üks ravi selle vastu ongi seesama, ega see dieet ei tulnud mul juhuslikult, kuidas ta nüüd lõpeb, kes teab, kuna ja kuidas. Aga eelkõige ma olen õppinud aasta aega nälga tundma. Ja olen seda õppinud tundma niimoodi, et ma ei karda seda väga. Näiteks see väljendub ka selles, et ma julgen jätta söömata. Ma raatsin jätta söömata. Sest tegelikult ega söömise sund, minu pool vähemalt, ma usun, et see on ka paljudel inimestel, söömise sund ei teki mitte sellest, et mul on hetkel väga suur nälg, vaid see tekib sellest, et kui ma praegu ei söö, siis mul on pärast nii suur nälg, et ma ei saa sellega hakkama. Ehk tegelikult sööma oled sa sunnitud tulevase ettekujutatud nälja pärast. Ja ma arvan, et see on ka kindlasti üks põhjus, miks sellised inimesed, kes on raha
lõppemise hirmus lähevad paksuks. Ta on kehakaaluga seotud otseselt, et see on ressurss, mida ma korjan, kui ma paksuks lähen. Ma püüan olla võimalikult, ühesõnaga ma korjan kõik enda sisse. See on klassikaline turvatunde nii-öelda, mitte mehaaniline, aga ühesõnaga nagu... No ja füüsiline väljendus. Jah, just. See pekikiht ongi see füüsiline turvatunne. Illusoorne. Ta on illusoorne loomulikult, jah. Vaesust ei saa kitsikusega ravida. See tuleb endale meelde jätta. Mul. Teil ka. Aga oli tore ja kindlasti vajutakse subscribe'i nuppu või tellimise nuppu vastavalt. Aga igal juhul oli teiega väga vahva ja tšau-tšau. Tšau.